Ma soovin, et Funke-suguseid mehi ja ka temasuguseid naisi oleks restorani äris rohkem, et see toit, mida sa restorani külastajana saaksid, ei oleks lihtsalt kõhutäide, vaid sellel oleks suurem ja sügavam lugu. Selles oleks rohkem hinge. Ta meeldib mulle kohe väga. Ma arvan, et see on lihtsalt hämmastav, kuidas ta on võtnud ette valmistada värsket pastat 100% käsitsi restorani äris. Üks asi on seda teha kodus sõpradele väikestest kogustest, teine asi on seda teha restoranis, sest et see on ikkagi pigem tavaline, et kasutatakse ühel või teisel moel masinate abi, olgu see siis taigna sõtkumiseks, rullimiseks, ka tegelikult nende kujude valmistamiseks, aga ta teeb kõike ainult ja ainult käsitsi. See on ja seda igapäevaselt suure tõenäosusega sama kvaliteediga. Ma olen valmistanud ise pastat käsitsi, teinud taigent ja töötanud sellega viimased paar aastat pea igapäevaselt. Ja ma arvan, et minu see võimekus piirduks kuskil 15 inimese portsjoniga korraga ja seda ma peaksin siis tegema mitmeid kordi päevas. Üks protsess võtaks aega umbes 1,5 tundi koos puhkeajaga, mida pasta vajab, või pasta taigen vajab. Et see on ikka päris pöörane projekt. Mulle meeldib, et ta ei lähe lihtsalt vastupanu teed ja ta on võtnud ette pakkuda midagi palju enamat kui lihtsalt pasta, sellepärast et selles asjas on hing. See ei ole toit, see on tema olemus, see on ajalugu, see on põlvkonnast põlvkonda õpitud oskused, mida ta kannab edasi, et see on väga kaugel lihtsalt taldrikutäiest pastast, mida restorani külastaja seal saab, et see on väga-väga palju rohkem. Pasta on nii lihtne, selles justkui ei olegi midagi, et seal on siis kas vesi ja jahu, see moola, muna kollane, et koostisosad on peaolematud ja kogu oma olemuses on ju ka pasta pigem pretensioonitu toit. Aga see, kui pretensioonikas tegelikult pasta taigen on, et seda valmistada, on võib-olla üllatav. Ma käisin siin just, kuna ma õpin Firenzes, arendan ennast värske pasta teemal, siis ma käisin siin ühe väiketootja juures, kes rääkis ka, et sõltumatult sellest, et tal on kogused väga paigas ja seda viimased 30 aastat, siis ikkagi on nii, et hommikuti vaatab ta, mis ilm on. Kui ikkagi on vihmane ja niiske ilm, siis läheb taignasse vähem vett, sest muidu see ei tule välja. Et mis ma sellega öelda tahan, on see, et pasta vajab väga tundlikku tegijat ja mulle tundub, et see on minu enda jaoks Funke puhul üks võib-olla nagu suuremaid märksõnu, et ta on hästi tundlik. Tundlikkus on see põhjus, mille pärast ta valmistab pastat just sellisel moel, nagu ta seda teeb. Tundlikkus on see, mida ta vajab, et seda tööd niimoodi teha. Ta vajab ka tunnetust, tundlikkus, ta vajab pasta vajab hoolt ja ma arvan, et keegi, kes on võtnud ette sellise teekonna, ta ei saa mitte hoolida, et see ongi see, mida ta teeb tegelikult. Lisaks sellele, et ta tänu oma hoolele ja olemusele valmistab head pastat ja pakub seda inimestele, siis ta lihtsalt hoolib.
ma julgen panna oma panused sellele, et pärast selle filmi vaatamist sa lähed ja valmistad kodus värsket pastat ja sa tead, et sul ei ole enam seda vabandust, et sul on vaja pastamasinat või üht või teist kolmandat vahendit selleks, et kõik, mis sul vaja on tahe seda teha, et vahendid ei ole olulised. Jah, head pasta valmistamist ja head filmi vaatamist.